Tere taas kuulama Tervisekassa podcasti. Mina, Sander Rajamäe, Tervisekassa tervisekommunikatsiooni osakonnast ja hea meel on taas rääkida tervise teemal, milleks on täna diabeet. Et teemat avada, olen saatesse külla kutsunud toitumisarsti doktor Kristel Ehala-Aleksejev ja hinnatud laulja Ann-Marleni. Või siis edaspidi Ingel. Sobib nii, tere. 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 Esmalt, aitäh, et tulite. Aitäh, et minuga sellel teemal räägite. November on teadagi ülemaailmne diabeedikuu, ehk et see on siis ka üks põhjus, miks me täna siia kokku oleme tulnud, aga põhjus on ka see, et diabeedist tuleb rääkida. Tuleb jagada kogemusi, ehk et mul on eriti hea meel selle üle, et tänases saates saabki Ingel siis rääkida enda elust ja eluteest siis sellise haigusega nagu diabeet, täpsemini siis esimest tüüpi diabeet. Aga enne veel, kui me Ann-Marleni tegemistesse sukeldume, siis mina ikkagi tahaks lõplikult aru saada, et mis see diabeet on. Seda levib palju. Kui nüüd vaadata Diabeediliidu kodulehelt arve, siis seal circa 60 000 patsienti seda teist tüüpi diabeeti Eestis põeb, ehk et see levik on suur. Esimest tüüpi diabeedi puhul see number on küll väiksem, kuid siiski. See haiguse spekter on samuti väga lai, ehk et neid erinevaid vorme on palju, aga saan ma õigesti aru, Kristel, et ühiselt võib seda haigust nimetada kui siis ainevahetuse häired. Jah, väga niimoodi üldiselt võime seda niimoodi nimetada ja tõepoolest diabeediliike on mitmeid, et need ei piirdu nii-öelda enam teatud esimest ja teist tüüpi diabeediga. Kindlasti naisterahvad teavad gestatsiooni ehk rasedusaegset diabeeti, ka see on tõusutrendis, et siin heade kolleegidega, naistearstidega rääkides ja ka Eestis tehtud uuringute järgi me näeme, et see on tõusutrendis. Ja tõepoolest, et isegi üle 70 000 on neid teist tüüpi diabeetikuid, et see vahekord väga laias laastus esimest teist tüüpi diabeedi vahel on kuskil 90-10, et sellisel kujul natuke arvud siia sinnapoole. Nii et jah, teist tüüpi diabeediga patsiente on palju ja see haigus jääb sageli ka diagnoosimata või pikka aega diagnoosimata, et püüame siis natuke aru saada, et millega on tegu ja miks me eristame erinevaid tüüpe, et keskendume siis sinna neile kahele, esimest ja teist tüüpi diabeedile täna, et muidu saab eetriaeg otsa, kui me kõik Just, diabeedi liigid läbi räägime ja me tegelikult ei kuule palju muud olulist. Aga et kui nüüd võtta niimoodi paari lausega kokku, siis see suhteliselt laialt levinud teist tüüpi diabeet on pigem eluviisi haigus ja pigem avaldub ta juba pisut vanemas eas, aga mis on oluline, et tõepoolest, kui mina ülikoolis õppisin, siis oli väga selge, et teist tüüpi diabeet on vanema ea haigus, esimest tüüpi diabeet on lapse ja noore põlve haigus, alguse mõttes. Täna on need piirid nihkunud. Teist tüüpi diabeet on nihkunud nooremapoolsete inimeste, aga ka laste hulka, noorte hulka ja ka Eestis on juba esimesi nii-öelda juhte ja see esimest tüüpi diabeet on sellest lapse ja noorukieast nihkunud täiskasvanu ikka, et päris kõrges vanuses võib tulla ka ette leida, just siin hiljuti sai endokrinoloogidega räägitud ja justkui tehakse alguses vale diagnoos, ollakse kindel, et see on teist tüüpi diabeet, hiljem täpsustades tuleb välja, et esimest tüüpi diabeet. Aga jällegi, et kuulajal oleks lihtsam, siis pigem on teist tüüpi diabeet ikkagi rohkem
selline täiskasvanu eas algav ja esimest tüüpi diabeet võib olla selline nooruki ja lapsepõlve eas. Aga jah, need piirid on hägustunud. Aga kui nüüd võib-olla küsida veel vahele, et rääkides esimesest ja teisest tüüpi diabeedist, et miks üldse inimesed põevad seda haigust? Nüüd ikkagi selle enamlevinud teist tüüpi diabeedi juurde, siis nagu ma ütlesin, tegu on eluviisi haigusega suures osas. Ja siin me peame otsa vaatama ülekaalule ja rasvumisele. Et me teame seda, et üle poole Eesti elanikkonnast on kimpus ülekaalu või suisa rasvumisega. Ja kahjuks vaadates kõiki uuringuid, mida meil endil tehakse, need numbrid suurenevad ja järjepanu ja kuskilt ei ole näha nende trendide vähenemist. Nüüd, kui kehas rasvamassi hulk suureneb, siis rasvkude on oma toimelt väga-väga aktiivne organ. Ta toodab sadu ja sadu erinevaid bioaktiivseid ühendeid. Ja kahjuks, kui inimese rasvamass ületab vajaduse, me vajame tegelikult rasvkude, ei ole see, et iga kriipsuke rasva meie kehas oleks halb, kaugel sellest. Aga kui nüüd meie vajadus on ületatud, siis need ühendid, mida rasvkude hakkab tootma, ei ole sugugi alati sõbralikud meie tervise suhtes. Ja see hakkab rikkuma meie kudede toimimist, muutub insuliini töö, ta muutub vähem efektiivseks ja koed ei tunne ja rakud ei tunne enam seda insuliini ära, rakkudel olevad retseptorid ei tööta, ehk piltlikult öeldes meil on vigane hormoon ja ta ei pääse veel ka siis raku peal tööle. Ja see süsteem on nii-öelda häirunud. Nüüd, kui me räägime esimest tüüpi diabeedist, siis sellisel juhul jällegi natuke lihtsustatult peavad kokku saama kaks faktorit. Seal taga suures osas võib olla ikkagi geneetika, aga need geenid, mida me teame seoses esimest tüüpi diabeediga, inimesel võivad need olemas olla, ta ei pruugi. Et kui ma näiteks võtan kellegi inimese nii-öelda geenikaardi, me tavapäraselt seda kogu aeg ei määra, aga oletame, et mul on see olemas, ma näen neid geene, see ei tähenda 100%, et see inimene haigestub. Nüüd, see peab kokku saama mingi välise faktoriga, selleks väga sageli võib olla mingi viirushaigus ja nüüd, mille järgi seda tuvastatakse, on tekivad antikehad. Et kui ma arstina või kolleeg arstina leiab teatud tüüpi antikehad, mis on tüüpilised esimest tüüpi diabeetile ja mida rohkem neid on, seda suurem tõenäosus, et see haigus siin lähiajal ennast avaldab, kui ta juba avaldunud ei ole. Et teist tüüpi diabeedi taga on ka geneetiline nii-öelda soodumus ja juhul, kui peres on olnud diabeetikuid, tuleb olla tähelepanelikum ja kes on teinud nüüd geenivaramu testi, siis minu geenivaramu lehel, ma arvan, osadel inimestel on täna olemas ka see nii-öelda teist tüüpi diabeedi riskiinfo, et oled väikese riskiga, keskmise või kõrge riskiga. Me ei kasuta seda täna sellises igapäevameditsiinis, aga mingisuguse teabe neil inimestel, kellele see vastus on tulnud, see siiski annab. No loodetavasti ühel hetkel jõuame selleni, et see oleks, see personaalmeditsiin, sinnapoole me ju vaikselt väikeste sammudega liigume. Aga ma küsin vahele, mainisite viirushaiguseid selles esimest tüüpi diabeedi kontekstis, et siin me räägime siis sisuliselt tavapärastest grippidest, nüüd ka siis COVIDist, ehk et ta ei pea nüüd olema siuke eriline, mis iganes viirushaigus, piisab ka grippi haigestumisest. Täiesti ja ma arvan, et siin ennem Ingeliga vesteldes ta saab rääkida oma lugu, et see on
ilus klassikaline näide, ma ilmselt see ei ole nüüd väga viisakas ja korrektne öelda haiguse kohta ilus klassikaline näide, aga kui mul oleks vaja tuua õpiku näidet, siis ma vaataks otsa ja ütleks, vot, see on õpiku näide. Jaa. Küsin veel, et kui nüüd inimesel on ühekorrase kas siis esimest tüüpi diabeet või ka teist tüüpi diabeet diagnoositud, siis kas seda haigust on võimalikult täielikult siis välja ravida või ta on ikkagi elukestev? Täna me ei saa kumbagi vormi selles mõttes tagasi pöörata. Küll teist tüüpi diabeedi juhul on võimalik saavutada remissioon, ma natuke seletan seda. Esimest tüüpi diabeedi puhul me ei saa välja ravida selles mõttes, et sel hetkel, kui see haigus hakkab andma märku endast, on juba suur hulk beeta-rakke ehk neid kõhunäärmerakke, mis toodavad insuliini hävinud. Me ei ole leidnud tänaseks ideaalset viisi, kuidas neid asendada ja selles mõttes täna siin ja praegu efektiivselt me seda teha ei saa. Aga väga paljud uurijate grupid töötavad selles suunas, et me kunagi võib-olla jõuaks heade lahendusteni. Teist tüüpi diabeedi puhul, kui ikkagi on olemas veel neid nii-öelda töötavaid kõhunäärme beeta-rakke, aga nad on võib-olla sellised kehvakesed ja see insuliin on kehvake, aga see inimene muudab oma eluviisi, parandab toitumist, võtab kaaluse alla. Täna on olemas meil ju nii-öelda sekkumised, kaalukirurgia, kaaluravimid, mis seda toetavad, siis seal me näeme küll seisundeid, kus praktiliselt veresuhkru väärtused normaliseeruvad. Ja siin me ei saa öelda, et see haigus on välja ravitud, aga inimene on muutnud oma eluviisi nii palju või on aidanud selleks meditsiiniline sekkumine, et ta tuleb toime ilma ravimiteta või üliväikeste ravitoosidega. Aga siis enda abistamine või aitamine peab ikkagi ka tulevikus jätkuma? Absoluutselt, sest et tase siis eelnevale tasemele et see ei ole see, et nagu ütleme mingi põletikuga, et võtan 5 päeva antibiootikumi ja siis on see läinud. Ei, see on sõnum, et ega mu need kõhunääre ei saa endiseks, aga lihtsalt ma võtan talt liigse koormuse ära, mis tal oli selle minu võib-olla tervisekäitumise tõttu või ülekaalu tõttu või ka sinna võivad lisanduda muud eluviisi komponendid, mis seda protsessi süvendasid. Ja ma pean seda hoidma, sest et niimoodi hoian ma seda reservi, mis on alles jäänud. Just, aga küsin veel, et sellest geneetilisest eelsoodumusest juba põgusalt rääkisime, aga diabeedi puhul ma nüüd ei teagi, kas siin tuleks see piir tõmmata esimese ja teist tüüpi diabeedi vahel, aga kas on mingid sellised riskirühmad või näitajad inimeste puhul, kus siis on suurem tõenäosus, et see diabeet ühel hetkel inimesele tekib? Esimest tüüpi diabeedi puhul, oletame, kui on kaksikud. Ja kui ühel kaksikul avaldub, siis seal 30-50% teisel kaksikul ka on see risk. Et see ei ole 100%, aga see on väga kõrge. Kui peres on ühel lapsel diabeet, siis võib-olla tasub jälgida teisi ka, kui nad ei ole nagu nii-öelda kaksikud, eks ju. Et see ei ole nii kõrge kui kaksikute puhul, aga siiski teatud ulatuses see on natuke kõrge. Nüüd teist tüüpi diabeedi puhul jah, ma alati küsin oma patsientide käest, et kas peres on diabeeti, olnud just seda teist tüüpi diabeeti, mis vanuses avaldus, et kui see avaldus 7-80-aastasel vanaemal, siis selles vanuema või vanaisal vahet ei ole, oleme sookorrektsed, et siis
siis selles vanuses on lisanduvaid muid põhjused, miks meie organid võivad hakata väsima. Aga kui ta ütleb, et mu isal oli juba 45-selt need probleemid või mu ema seal juba näed, vot selles vanuses, et avaldus diabeet, teist tüüpi diabeet, et see näitab ka pigem sellist võib-olla suurenenud geneetilist fooni ja olla tähelepanelik. Et aga kui inimene on ikkagi ülekaalus, tugevalt juba ülekaaluline, tema eluviis on vähe liikuv, ma näen juba muid riskifaktoreid, vererõhk tõuseb, siis see on tegelikult väga selge indikatsioon, et kontrollida ka veresuhkrut. Aga kui see nüüd kehakaal ei ole inimesele probleem, aga ikkagi see mure on, et äkki mul on diabeet, sest et ühiskonnas ju seda infot palju levib ja tahes-tahtmata inimestel see terviseärevus tekib, et kas nagu terve inimesena saame seda diabeedi tekkimist, väljakujunemist tähele panna või ta on ikkagi valdavalt vargsi hiiliv haigus? See on väga hea küsimus, et ma usun, et kui tudengid ülikoolis õpivad diabeedi kohta, siis on ilusti kindlad sümptomid. Ja ma arvan, et esimest tüüpi diabeedi nii-öelda vallandumisperioodil, et võib-olla Ingel pärast räägib ka, aga nii palju, kui mina noorte ja lastega omal ajal kokku puutusin, et siis siiski see tuli, et kaal langes ja jänu tekkis või jänu tekib rohkem kui tavapärane ja kaal langeb ja sellised ebaselged väsimushood on selgemini väljendunud. Võib-olla vanemas eas, ka isegi kui see esimest tüüpi diabeet ilmneb, need nii tugevalt väljendunud ei ole ja teist tüüpi diabeedi puhul, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, me harjume halva olemisega. Et mul on päris mitu patsienti, kui me siis oleme neid joone peale saanud, ravi peale saanud, kes on öelnud peale seda, ma ei teadnudki, et ennast võib hästi tunda. Et me tegelikult tasapisi harjume ka oma halva enesetundega. Ja selles mõttes, et sellist teist tüüpi diabeedi väljakujunemiselt, see pigem on harv, et mul on nüüd tohutud jänuhood või et midagi, mingid muud avaldumisvormid sinna juurde tuleksid, et ta sageli ikkagi on selline hiilivalt tulev haigus. Aga jälle, et kui vähegi see mõte tekib, me saame mõõta veresuhkrut, täna on ka marker, mida rahvakeeles kutsutakse 3 kuu keskmiseks veresuhkruks, mõlema tüübi puhul seda mõõdetakse, ühel siis esimest tüüpi diabeedil kindlasti raviefektiivsuse hindamiseks, sama teise tüübi diabeedi puhul. Aga see on ka indikatsioon, et kui see 3 kuu veresuhkur ehk glükohemoglobiin on juba üle mingi piiri, 5,7, 5,8 ja see on korduvalt nii olnud, siis tegelikult see on vihje, et hakka mõtlema, et järsku on midagi eluviisis, mida ma saan muuta. Ja üldjuhul ka, kui doktorid seda näevad, siis räägitakse ikkagi läbi patsiendiga. Aga jah, kes nüüd ise tunneb ärevust, et ei tea, mis mu veresuhkur võiks olla, seda saab ka väga lihtsalt Synlabis üle kontrollida, aga ma arvan, et pidevalt uuringuid teha ja ennast närvi ajada, et see ka ei ole. Et stress on ka üks diabeedi väljakujunemist soodustav faktor. Siis omakorda võib seda veel tagant utsitada. Et see siin niimoodi pool naljaga lisaks. Küsin ka sellise küsimuse, et kas inimene võib äkki aastaid elada siis teadmata, et tal üldse see haigus on? Jaa, võib küll, et minu enda põhitöökoht on Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinikus ja suures osas tegelikult peale sellise toitumisterapeudi töö tegelen Eesti meeste tervisega ja need mehed jõuavad meie kliinikusse väga erinevate kaebustega, kusemishäiretega, mingite nahamuutustega ja seal just nimelt genitaalide piirkonnas ja
ja siis ilmneb, et ei ole vaja seal üldse androloogi ehk meestearsti abi, vaid tulebki selle tagant välja pikalt diagnoosimata diabeet. Et ma panin nüüd 2 selle kuu sündmust kokku, meestekuu ja diabeedikuu. Et me oleme siin rääkinud nüüd vereanalüüsidest ja veresuhkrust, aga kui inimene tahaks nüüd ise veel selle kohta natuke rohkem teada, siis kus ta seda infot võiks leida? No juba mainisime siin Diabeedile Liidu kodulehekülge. Kõik selline esmane vajalik info on seal üleval, kuna ütleme, inimesed, kes on kimpus oma veresuhkruga, kellel on diagnoositud diabeet, on koondunud ka sellisteks alaliitudeks erinevates Eesti osades ja sinna on vajalik info kõik kokku pandud. Ja kui nüüd minu teada vähemalt nii palju, kui mina olen käinud erinevate haiglate kodulehtedel, Tallinnas siin, kuna saadet teeme Tallinnas, Ida-Tallinna Keskhaigla või siis Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, aga ka seesama Tartu Ülikooli Kliinikum, kõigil lehtedel tegelikult on olemas ka diabeeti puudutav info. Nii et tasub minna ka erinevate kliinikute kodulehtedele, ja nad on pandud ka patsiendi suunitlusega, et see oleks võimalikult lihtne ja selge, et mitte pikka juttu sinna taha, et mida ma pean teadma, mis on need näitajad. Nii et infot meie inimestele tegelikult on diabeedi kohta küll. Tuleb otsida. Jah. Aga meil oli siin korraks juttu õpiku näitest, ehk et nüüd, Ann-Marleen, ma hakkan sinult uurima, kuidas näeb välja sinu elu siis haigusega, aga enne ma võib-olla tahaksin natuke mõista, kuidas sina enda haigust mõtestad, kuidas sa tunned ennast selles osas ja võib-olla kuidas sa ise enda sõnadega seda haigust kirjeldaksid? See on selline hästi läbiv küsimus, mis teemal ma alati sõprade või uute tuttavatega räägin, et tal on vist teine nimi on suhkruhaigus, ja siis meil alati esimeseks vestluseks on see, et kas ma sõin liiga palju kommi ja et kas kommi ei tohi üldse süüa, aga võib-olla kui ma siis kuulajatele seletaksin seda haigust niimoodi, siis nagu mina sellest haigusest olen aru saanud, on see, et meil igal inimesel on pankreas, mis siis toodab insuliini, ja siis igal inimesel on veresuhkur, mis siis, igal inimesel on veresuhkur, mis siis süües või ennast liigutades siis kõigub erinevate siis skaalade vahel, ja vist tervel inimesel see peaks jääma kuskile 5-8 vahele. Noh, niimoodi äärmisel juhul 8-ni on ju. No ta peale sööki võib korraks ka rohkem tõusta, aga ta tuleb kiiresti alt tagasi, jaa. Ja siis pankreas toodab insuliini, et siis seda veresuhkrut alandada, aga siis diabeedikute pankreas ei tooda insuliini ja siis sellepärast meie peame seda süstima ja mõõtma veresuhkrut ja kontrollima seda. See on siis niimoodi, nagu ma seda üldiselt oma sõpradele ja tuttavatele seletan. Jah, et see on hästi oluline, mida Ingel ütles, et see on ka patsientide puhul hästi tavapärane, nad ütlevad, et ma ei söö magusat. Et kuna rahvakeelne nimi on, eks ju, suhkruhaigus, siis järelikult see on seotud suhkru söömisega. Et see võib seisundi halvemaks teha, kui ma selle suhkrurikaste toitudega liialdan. Ja suhkrurikkad toidud võivad keha kaalu tõsta, mis omakorda võib viia teist tüüpi diabeedini, aga see ei ole suhkru söömisest tingitud haigus. Enne käisid läbi sõna õpiku näide, mulle hirmsasti hakkas meeldima see, kasutan nüüd saates edaspidigi, ehk et mis olid need esimesed sümptomid või tundmused, siis mida sa tundsid, kui see haigus hakkas pead tõstma? Me enne just tegelikult rääkisime ka sellest siis viirusest, et ma arvan, et mul ei oldud kunagi seletatud. Ma jäin diabeeti, kui ma olin 9 ja siis meil oli selline mingisugune arutelu vanematega, ma arvan, kunagi hiljem,
et ma enne ütlesin sulle valesti, mul oli ikkagi vist keskkõrvapõletik aasta aega ja siis peale seda mul diagnoositi diabeet, aga et seda vastasid ka minu mingitele küsimustele, mis mul 17 aastat peas on olnud, et aga mul olid jah ikkagi väga tugevad sümptomid, et ma mäletan ikka lapsepõlves ma olin suvel kõikide sõpradega Hiiumaal suvekodus ja siis mul oli nii meeletu janu, et ma jõin otse kannust ja siis ma mäletan, ma sain oma ristiemalt pahandada, et miks ma ei viitsi klaasi võtta, aga et ma ei osanud nagu kellelegi seletada seda janu ja seda tihedat vetsus käimist ja võib-olla mäletan ka lapsepõlves, et tuled vanematega kuskilt külast koju, terve õhtu oled jooksnud, tihtipeale on mängimine palju olulisem kui söömine ja siis jõuad õhtul koju ja siis palud vanematel ennast süles trepist üles viia, aga siis vanemad on, et sa oled meil 8-aastane juba, et tegelikult saaksid ise ka trepist üles minna. Et jah, ja me ei osanud neid kunagi vist nii-öelda kokku viia, aga siis üks öö ma käisin vanaema juures ja siis vanaema öösel luges diabeedi kohta ja siis hommikul helistas mu emale ja ütles, et me peame kindlasti haiglasse minema ja siis tuligi välja, et mul on diabeet. Jah, aga võib-olla kui ma nagu seda aega tagasi mõtlen, et ma olin vist nii pisike, aga ma nagu otseselt, et kui me tagantjärgi rääkisime kunagi vanematega ja siis ma ütlesin, et jaa, et issand, et need kuud, mis ma koolist puudusin ja haiglas olin, aga et vanemad ütles, et said nädal aega tegelikult haiglas, et lapsel võib-olla mentaalselt see kogu kogemus oli, et võib-olla aeg oli ka natuke teistsugusem. Et võib-olla täna see ei ole üldse nii, aga mul oli see selline suhteliselt traumeeriv kogemus. Aga kui nüüd tulla sinu tänase igapäevase elu juurde, et sellist rutiinset elu vist on pigem vähe. Jaa, et tegemist pigem on palju. väga vähe. Päevad on tihedad aga selle juures ei saa ju mõistagi unustada seda diabeeti, sinu haigust. Võib-olla siuke üldisem küsimus, et kuidas diabeet sinu nagu igapäevaseid toiminguid mõjutab, et kui palju sa planeerid enda päeva või nädalat, võttes arvesse siis diabeeti? Võib-olla kui me korra lähme tagasi veel sinna lapsepõlve, ma arvan, miks mind ei kummitama lihtsalt see traumeeriv kogemus, aga võib-olla kui ma kirjeldan seda hetke niimoodi, siis lihtsalt su argielu muutub päevaga nii drastiliselt ja ma arvan, et täna mõistes ka oma vanemate hirmu selle haiguse ümber, et siis see oli lihtsalt kuidagi väga elumuutev, mitte siis nagu kõige ilusamas võtmes, et lihtsalt võib-olla tollel ajal sa oled ka väga palju korrektsem, et nagu me arvestasime süsivesikuid, palju ma sõin ühe toidukorra kohta ja sa kirjutasid numbreid ja mõõtsid enne ja pärast toitumist ja kuidagi see aeg oli tollel ajal hoopis teistsugusem. Et sinna vahel on jäänud mul teismeiga, kus ma tohutult trotsisin oma haiguse vastu. Seal olid igasugused erinevad tegurid, et mul oli insuliinipump, mis oli minu jaoks, et see oli siis selja küljes oli juhtmega selline sensor ja siis see läks juhtmega veel eraldi sellisesse väiksesse masinasse, mis siis insuliini mulle kehasse manustas ja siis mäletan, see oli mulle väga suur selline mingisugune piinlikkuse faktor ja ikkagi nagu miljoneid kordi küsisin enda käest, et miks just mina olen ja olen oma emaga sellest nii palju rääkinud ja ema alati ütleb, et kui ta saaks, ta võtaks selle haiguse endale aga et kui me jõuame tänasesse päeva, siis tegelikult ma olen nagu väga suure rahu sellega teinud, et ma arvan, et see lihtsalt erinevates vanustes see haigus kuidagi väljendub erinevat moodi, et kindlasti teismeeas sul on nagu hormoonid möllavad, siis see kindlasti ka mõjutab seda haigust, et jah, ma olen hästi palju endaga mentaalselt tööd teinud ja kui täna keegi küsiks mu käest, et tihtipeale see tuleb jutuks ja siis inimesed ütlevad, et see tundub nii raske ja keeruline haigus, aga tegelikult ma ikkagi enda peas olen jõudnud kohta, et lisaks sellele kõigele, et meil on täna meditsiin nii kaugel arenenud, siis ikkagi see on selles mõttes niivõrd kontrollitav haigus, et ma küll tean, et mul on diabeet igapäevaselt, aga ma võib-olla iga päev ei mõtle selle poole pealt, et mul ei jää midagi elus tegemata või et mul ei ole nagu
raskusi selle haigusega toime tulla. Ja kui mul on oma elus tagantjärgi mõelnud, et miks see siis haigus minu siis just välja valis või kui seda niimoodi võib nagu sõnastada, et siis ma olen ise uskunud, et see on tulnud mulle õpetama tervislikku elustiili ja tihtipeale inimesed küsivad, et et sa ei saa siis kommi süüa ja sa ei saa, pead vaatama, mida sa sööd ja süstima. Ma ei väida, et ma jätan midagi söömata, et ma lihtsalt pigem arvan, et diabeet on õpikunäide sellest, kuidas iga inimene elama peaks. Et me kõik võiksime süüa 3 korda päevas ja me kõik võiksime süüa mitmekesist täisväärtuslikku toitu ja me kõik võiksime ennast liigutada, et lihtsalt diabeet on selline väike meeldetuletus mulle, et võib-olla kui ma seletaks sulle oma argipäeva, siis ma mõtlen sellest haigusest nii. Et kindlasti seal on nagu kõrval mingisugused teised faktorid, mis mõjutavad seda haigust väga, et olgu see stress või ma ei tea, päevad, kus ma ei jõua täisväärtuslikult toituda või et ikkagi madala veresuhkruhood on, ma arvan, ühed kõige ebameeldivamad kogemused, et neid vahepeal tuleb ette ja sa vahepeal sul on veresuhkur 4 ja sul on nagu meeletult paha olla, vahepeal sul on, ma ei tea, 2,1 ja sul ei ole halb olla, et see on nagu kõik nii suhteline. Ma saan aru, et see võib-olla kõige suurem väljakutse sinu jaoks igapäevaselt ongi siis see nii-öelda veresuhkru kõikumine, aga on sul mingeid sümptomeid veel, mida sa nagu igapäevaselt tajud, tunned? Ja võib-olla mingid sümptomid, mis on sellised pikemaajalised. Pean just silmas näiteks une kvaliteeti selle pikemaajalise nagu sümptomi. Ma olen väga sügav ja väga hea magaja, nii et selles osas ma ei oska, pigem see on nagu olnud probleemiks, et ma ei kuule tihtipeale öösel, kui mul sensor siis annab märku, kas mu veresuhkur langeb või tõuseb. Madala veresuhkruga ta ei lase mul väga magada, et seda ma alati nagu olen tänulik, et see mind üles äratab. Aga jah, ma võib-olla kuidagi, ma ei tea, kas ma räägin teiste diabeedikute eest ka, et ma lihtsalt ma ei vaata seda haigust kuidagi sellise külje pealt, et ta tohutult mõjutaks mu argipäeva elu. Et ma lihtsalt võib-olla enda sees olen lõpuks nagu lihtsalt jõudnud sinna kohta, kus mul on endal niimoodi kergem elada, aga kindlasti veresuhkru kõikumine, ma arvan, mõjutab, et kui ta on kõrge, siis ma ärritan väga kiiresti. Võib-olla just eriti nagu see lõi välja lapsena, et ma olin päris jonnakas lapsena ja siis kui nagu paned selle kokku tegelikult diabeediga, et siis võib-olla kõrget veresuhkrut ma kirjeldaks, et see on selline tunne, et sa tahaks oma nahast välja ronida ja tihtipeale, et siis sa süstid insuliini, et see veresuhkur langeks, aga tihtipeale see insuliin ei mõju kohe ja ma vahepeal ei saa aru, millest mingisugused asjad sõltuvad, et näiteks naljaks ongi, et me räägime sellest diabeedi teemast praegu, aga mul on siis nagu viimased, ma ei tea, äkki nädal aega olnud õhtuti selline olukord, et mul läheb veresuhkur suhteliselt mitte millegist nagu väga madalaks ja siis ma söön, siis mul tekib hirm, et kui ma lähen magama, siis võib-olla ta läheb liiga madalaks, aga siis ööga ta tõuseb meeletult kõrgeks ja siis ja sellel ei ole otseselt mingit, ma ei tee midagi oma elus teistmoodi, aga et vahel on nagu selle haigusega lihtsalt see, et sa ei suuda kõike kontrollida ja seda mõjutavad väga paljud asjad, võib-olla see võib olla mingisugune stress, mis väljendub nüüd või et seal on nii palju erinevaid tegureid või äkki sina oskad mulle seletada, millest see võib tuleneda? Jah, ütlen jälle niimoodi, et mul on hea kuulata, mitte seda, et see on keeruline, aga see on väga oluline, ma arvan, sõnum kuulaja jaoks, et ei ole olemas sellist ühte lugu. Et ma tean, et mul tuleb patsient või et kui ma kuulen neid lugusid, et see, jah, teeme niimoodi. Et pigem ongi see lugu, et minu patsient õpetab mind tema diabeedi suhtes. Ja seal on katusi ja loomulikult ma saan, olles näinud palju lugusid, ma saan mõelda, et järsku see vaatame siiapoole, aga tegelikult selline juba väga suure kogemusega esimest tüüpi diabeeti põdev inimene
on parem ekspert sageli oma diabeedi osas kui arst. Sest ta on seal ise läbi. Jah, ja tema ja tänu nendele sensoritele, mis on meil täna tulnud, siis me saame patsientidega ka suhelda läbi selle sensorite info, et see on suurepärane võimalus, aga siin jääme siis selle õpiku näite sõna juurde, et jälle üks õpiku näide, et see on minu lugu. Nüüd on väga oluline ja jälle see tuli ka välja, ma ilusti nagu teen slaididele sellised mullikesed peale jutus, et kes on peremees kodus? Kas haigus valitseb mind või ma elan selle muutusega? Ja mis on esimest tüüpi diabeedi puhul keeruline, ongi see, et eriti kui ta algab varases lapseeas, noorukeas, see kaasab pere ja sageli see nooruk või laps võtab veel oma perekoormuse endaga. Sest see ei ole koormus ainult ühtpidi ja see hirm kandub, vanemate hirm kandub lapsele ja lapse hirm vanematele ja sellest võib tulla üks suur ja väga keeruline segapundar. Et see ei ole kellegi süü, see on loomulik, see on hirmutav. Et selles mõttes see lugu, mis siit praegu välja tuli, on suurepärane. Õppida hoolimata hirmust, minna kõrgemale. See võib-olla kokkuvõttes ka, mul on ka hästi pikk teekond oma perega, et ma arvan, et see täpselt, mis sa räägid, et vanemaks saades sa mõistad seda vanema valu paremini, aga tihtipeale võib-olla lapsena sul on seda hästi raske kanda, et ma hästi pikalt, mul oli hästi keeruline oma vanematega, kas või suureks kasvades ja elades juba oma kodus, mul oli keeruline oma vanematega läbi lõigata seda mingisugust kujuteldavat diabeedi nabanööri, mis kuidagi lihtsalt sellest hirmust ja sellest teekonnast kõigest, mis te koos olete käinud, et siis seda oli nagu, et mina suudan ise ka vastutada oma haiguse eest, et lõpuks see kuidagi suureks saades see oli hästi, hästi keeruline. Et jah, aga see, ma arvan, hästi suuresti ikkagi nagu võtab sellest elust võimust ja ma arvan, see on nagu üks kõige olulisemaid asju võib-olla, et ma olen hästi palju mentaalselt sellega tegelenud, et käinud teraapias ja mitte ainult sellepärast, aga lihtsalt ka nagu seal on välja tulnud, et mingis osas, kui sa saad selle diagnoosi hästi väiksena, siis sa oled sunnitud kohe suureks kasvama ja vastutama tegelikult hästi tugevalt oma tervise eest, mida tihtipeale võib-olla lapseeas sa üldse ei taha teha ja sellest tekib võib-olla ka hiljem mingisugune trots, et miks teised saavad rahuliku südamega sõprade juures olla, ilma et ema kordagi helistaks, aga minu ema helistab 5 korda, sest ta muretseb ja küsib, kas ma olen söönud ja palju veresuhkur oli. Et see on selline mantra, mis on terve mu lapsepõlve käinud, aga võib-olla seda tugevamaks see mind nagu inimesena ja selle haigusega on teinud. Et jah, keegi ka küsis kunagi, et mida sa ütleksid inimestele või lastele, kellel on diabeet või kes ei oska sellega rahu teha, et ma arvan lihtsalt, see tegelikult ikkagi vajab mingisugust sisemist tööd. Jah, et siit tuli nüüd välja tegelikult väga oluline, et üks on see, et jah, ma söön korrektselt, ma jälgin veresuhkruid, kui me räägime sellest esimest tüüpi diabeedist. Teist tüüpi diabeedikud ju ka jälgivad ja osad peavad ka väga-väga sageli jälgima, aga mitte nii palju. Aga me jõuame tegelikult jällegi Eesti ühiskonnas väga olulise teemane, mis on vaimne tervis. Ja esimest tegelikult, mida ei ole räägitud, on diabeet ja vaimne tervis. Et eriti esimest tüüpi diabeet ja vaimne tervis. Ega see ka nii-öelda meditsiini ja uurimismaailmas ole olnud selline väga läbinäritud teema, et nüüd viimased, 10-15 aastat on ta hästi jõuliselt tulnud esiplaanile ja räägitakse diabuliimiast, mis on, siin oli ka see trotsiperiood, mis on hästi tüüpiline noortele, aga kes lähevad nagu väga pahuks sisse oma raviga, võivad tegelikult selle oma tervise
panna totaalse põntsu ja tegelikult seal võibki olla, et vanemad kodus urjutavad, et aga miks sa ei tee seda süsti ja miks sa ei söö, aga sellel peresüsteemil oleks vaja kõigil tuge, sest nad kõik on oma, lisaks sellele raskele loole kimpus selle vaimse poolega. Et see tuli väga oluliselt välja. Ajas lapsepõlves, mul oligi üks suvi, kus ma näiteks valetasin vanematele numbreid, et ma olin terve suve sõprade juures ja vanemad olid täiesti, et kas meie laps on terveks saamas, et meil on 5 ja meil on 8 ja meil on 6 ja tegelikult asjad ei olnud niimoodi, aga ma tihtipeale teadsin, et kui ma ütlen, et mul on kõrge veresuhkur, siis vanemad said kurjaks ja ma tean, et see lõpuks ikkagi mina mõistan ja ma saan aru, et nagu vanemad muretsevad, aga lapsele see, et see ei ole see, et sa oled pahandust teinud või sa oled meelega olnud paha laps, vaid see on lihtsalt see haigus, mida sa kannad endaga kaasas, et ma selle lähedaste teema juurde tuleksin veel natuke hiljem tagasi, aga ma enne tahaksin natuke uurida just nende tehnoloogiliste meditsiiniseadmete kohta, mis su igapäevast elu siis, ma eeldan, et ju lihtsamaks teevad. Kuidas ja mis abivahenditega sa enda haigust, võib siis öelda, kontrolli all hoiad? Ma ütleks, et ma arvan, kui ma selle muutuse tegin, mina kasutan siis Lynxi sensorit, mis tähendab, et siis mul on selja küljes selline hästi väike sensor, mis siis mõõdab minu veresuhkrut 24/7 ja siis ma saan telefonist jälgida oma veresuhkru kõikumist ja siis kui ta langeb või tõuseb, et siis ta annab endast märku. Ja ikkagi, ma ei oska seda vist tegelikult isegi sõnadesse panna, kui elu muutev see oli, et see elukvaliteedi vahe, et sa ei pea ennast 10 korda päevas näpu otsast mõõtma, vaid sa saad südamerahus magama minna, teades, et sul on veresuhkur kas ta, et ta näitab ka sulle, kas ta hakkab tõusma või ta on stabiilne või ta hakkab hästi tugevalt langema, et mina ei saaks olla rohkem tänulik selle üle, et meil tehnoloogia on nii kaugel arenenud ja meditsiin üldse, et meil on variante ka muidugi kasutada insuliinipumpasid, mis tollal ajal olid mul nii-öelda sellise juhtme ja masinaga küljes, aga nüüd nad on vist päris väiksed ja tegelikult neid ei ole isegi, et nad ei ole sul nagu mingisuguse masinaga küljes, aga mina eelistan süstida. Aga sinu haigus sai ju ikkagi alguse suhteliselt varajases eas ja sa oled näinud seda nagu vahepealset perioodi ja ma olen lihtsalt huvitatud sellest, et kuidas see tehnoloogia on vahepeal paremaks läinud. Kas on? Eeldaks, et on. Ma arvan, et kogu aeg läheb, et võib-olla Eestina me oleme nii väike riik, et võib-olla meile jõuavad need asjad, ma ei tea, võib-olla kas on õige info, aga meile nad jõuavad sellise väikse delay'ga, aga ma arvan, et ikkagi, ma arvan, ma räägin kõikide diabeedikute eest, kes saavad kasutada sensoreid, et see on ikkagi, et kui ma oleks võib-olla väiksena osanud ette näha või ma oleks väikse lapsena saanud selle asemel kasutada seda sensorit, et siis mul oleks väga palju lihtsam olnud. Ehk et need seadmed ikkagi erinevad suuresti sellest, millised nad olid kunagi ja millised nad on nüüd. Ja. Seadmetest rääkisime, aga on ju suur roll ka toitumisel. Ehk et selle diabeedi kontrolli all hoidmisel sa pead ju jälgima ka seda, mida sa sööd ja nüüd tuleb välja ka, et mis järjekorras. Jaa, kusjuures ma viimasel ajal olen sellesse süvenenud, ma jälgin Instagramis ühte kasutajat, kus üks mees, siis tal on ka sensor ja siis ta sööb erinevaid toiduaineid erinevatel kellaaegadel, erinevates järjekordades, igastahes teeb siis nagu eksperimente, kuidas toit siis muudab meie veresuhkru taset ja kuidas ta seda mõjutab. Et tuleb välja jah, et kui sa sööd vist, äkki oli siis järjekorras, et rasvad ja proteiin ja siis süsivesikud, et siis see mõjutab sinu veresuhkrut vähem, kui sa sööd näiteks süsivesikuid enne. Et see on selline põnev fakt, aga ma ei tea, kas ma seda ise tegelikult igapäevaelus rakendan. Aga on sul veel mingeid nippe või nõuandeid, et kuidas
valikuid või tähendab, mis valikuid sina toitudes teed, et milline on sinu toidulaud? Ma ütlen ausalt, mul on elus kuidagi pikapeale tekkinud lihtsalt harjumus, et mulle maitseb väga tervislik toit, aga ma söön tegelikult, ma võin ikkagi vist väita, et kõike ja ma arvan, et selline mitmekesisus on väga oluline, ma arvan, väga oluline on toidu kogus, võib-olla isegi kõige olulisem, aga jah, ikkagi see mitmekesisus, et ma üritan ikkagi 2 kui mitte 3 toidukorda süüa väga, väga mitmekesiselt, et alati juurvilju ja proteiini ja süsivesikuid. Et ma ei tea, ma ei oskagi sulle võib-olla nimetada järjest, mulle väga maitseb tatrapuder. Nädala menüü. Aga ma küsin niipidi, et on sul äkki mingeid selliseid rakendusi, äppe telefonis, mis sul aitavad näiteks planeerida seda toidukordade siis? Tead, ma kunagi kasutasin ühte äppi, kus ma ka jälgisin oma kaloreid ja ma ei tea, kas ma olen väga selle usku. Lihtsalt võib-olla see väljendub ka mingisuguses, et ma teismelisena olin küllaltki ülekaaluline, siis mul on sellest ajast kuidagi väga, mul oli tollal ajal väga keeruline suhe toiduga ja täna ma ütleks, et ma olen selle enda sees väga ära ravinud, et ma ei keela endal midagi süüa ja ma võikski öelda, et ma söön kõike ja võib-olla see paar aastat tagasi, kus ma jälgisin väga süvitsi, et ma skännisin kõik toidud sisse, ma teadsin täpselt kaaluliselt, palju ma söön ja ma sõin ka küllaltki vähe, et siis see natuke minu enda jaoks isiklikult rikkus mu mingit ajukeemiat lihtsalt selle tõttu, et ma ei suutnud nagu toite vaadata ilma selleta, et ma teaks, mitu kalorit mingisuguses toidus on. Aga ma ikkagi arvan, et kodus kokkamine, mulle väga meeldib kokata ja ma arvan, need, kes ütlevad, et nad ei oska süüa teha, siis asi on ikkagi tugevalt praktikas. Tuleb asi kätte võtta. Et jah, ma ikkagi üritan võimalikult palju kodus ise süüa teha ja võimalikult palju salaja peita väga palju juurvilja oma toidu sisse, et kuidagi, aga ma olen väga, väga nii-öelda kirglik toidust, et mul võib-olla see on perekonnast tulnud, et jah, ma ei oskagi võib-olla mingeid otseseid nippe anda. Nippideni me jõuame, sest et meil on tark inimene selle jaoks saates veel. Et jah, et kuna ma teen ka küllaltki palju trenni, siis ta on väga tihti, et mu toidulaual ongi kana ja kodujuust ja juurviljad ja tatar, et selles mõttes ta on vahepeal selline, vahepeal ta on Sa vist väga siis ei pea nagu hullult arvet pidama selle üle, et mida sa sööd. Jah, aga see vist nagu küllaltki palju ikkagi diabeet on minu arust ideaalne võimalus näha, millised toidud mõjutavad. Näiteks ma olin kunagi 3 aastat vegan ja ma tegelikult arvan, et veganlus pööras minu haigust väga suuresti nagu mitu sammu tagasi, et ma süstisin tollel ajal väga kordades palju rohkem, kui ma täna süstin ja ma ei tea, mis imeviisil see seda tegi, aga võib-olla nendes lõpufaasides, kus ma nagu ümber mõtlesin, oligi see, et ma tegelikult sain hommikuti kaerahelbe putru, siis sinna juurde ma jõin kaerapiimaga kohvi ja ma olin alati väga üllatunud, et miks mu veresuhkur meeletult kõrge on, aga näiteks kaerapiim on ideaalne näide sellest, kuidas seal ei ole küllaltki palju kiudaineid ja see on tohutu trend, aga tegelikult kaerapiimas on nii palju süsivesikuid, et kui mina diabeedikuna joon isegi 1 tassi kaerapiimaga kohvi võtta sinna võrdluseks tavapiimaga kohvi, siis võib-olla tavapiimaga võib-olla isegi ei pea süsti tegema, aga kaerapiima kohviga, kui ma seda ei tee, siis mul on, ma arvan, poole tunniga veresuhkur laes. Et sa väga palju läbi diabeedi tunnetad, kuidas erinevad toidud mõjutavad meie keha, sama näiteks süüa kausitäis pastat on, et minu peres Itaalia toit on väga, väga hinnatud, aga et seda saab osata kuidagi mõõdukalt tarbida. Toitumise juurde veel tuleme tagasi, aga ma pean selle küsima, kas diabeediga käivad kaasas ka stigmad? Ma tean, et käivad kõik see suhkru mittesöömine, aga kas veel midagi, mida sa oled eluea jooksul kogenud või ma ei tea, vist äkki kunagi väidet, et ikkagi kõik diabeedikud on ülekaalulised. Mina olin teismeeas, aga nagu ma arvan ikkagi suuresti enda põhjustatud põhjustel. Et ja ma arvan jah, see suhkrusöömine või see, et
ma ei tea, võib-olla arstid väidaksid mulle vastu ja ütleksid, et diabeedikuna me ei tohi magusat süüa, aga ma nagu arvan, et see mingis osas jah, et ma ikkagi, see haigus elab minuga, mitte mina temaga ja kui sa suudad seda kontrollida, siis ma arvan, tegelikult on kõik hästi. Kuidas üldse seda haigust ennetada? Ehk et esimest tüüpi diabeedi puhul see on keerulisem, aga teist tüüpi diabeedi puhul me ju tegelikult saame seda haigust siis ennetada või siis edasi lükata. See on nüüd küsimus, Kristel, sulle, et mis on need peamised elustiili sellised valikud, mis aitavad seda diabeedi tekkimist ennetada või täitsa ära hoida? Korra jälle tõmbame vahe siia esimest tüüpi diabeedi ja teist tüüpi diabeedi vahele, et täna tegelikult on jõudnud, mitte Eestis, aga maailmas on täna juba olemas ravim, mis aitab natuke seda esimest tüüpi diabeedi väljakujunemist edasi lükata, ta ei pane nagu punkti, et seda haigust ei teki, aga lihtsalt, et on ka väga suur vahe, et kas see haigus avaldub 9-aastaselt või 13-14 aastaselt, me saame natuke lükata seda edasi. Et selline ravim täna tegelikult on maailmas turul olemas ja lihtsalt täna ei ole veel jõutud ka kokkuleppele, et kuidas leida need inimesed välja, kuidas seda ravi kasutada, eks kui need kõik selginevad, siis ma arvan, et see on ka siin lähiaastate küsimus, millal ka see ravim Eestisse jõuab. Igal juhul see on olemas. Me saame ühesõnaga teoreetiliselt lükata esimest tüüpi diabeedi avaldumist edasi, ilmselt lähiaastatel üha paremini. Teist tüüpi diabeediga ikkagi kõige esimene asi on seesama eluviisi ülevaatamine. Me keegi ei ole ideaalsed, ma ei usu, võib olla Dalai Lama. Aga ma usun, et tema lubab ka oma elus endale väikesi patukesi. Vaadates tema nii südamlikku ja sooja naeru, ma arvan, et sinna käib väike patuke ka juurde. Aga küsimus on see, et kui ma nüüd vaatan oma eluviisi, võtame need samad asjad, millest ka Ingel rääkis, et võtame toitumise, võtame liikumise, võtame une, mainisime vaimset tervist. Ja kui ma nüüd pisut vaatan ennast kõrvalt, et kus ma nendes punktides oma elus olen, et kas ma pigem jälgin oma toiduvalikuid või ma ei tee seda, kas ma pigem olen füüsiliselt aktiivne või ma ei ole seda, kas ma hoolitsen oma ka vaimse tervise hügieeni eest. Sinna näiteks kuulub ka see, et kui palju ma rullin telefoni või arvutiekraani, ma ei räägi töökohustustest, või mis kell ma lähen magama, ka see määrab ju seda minu vaimset tervist. Ja siis tulleski une juurde, et kas ma pigem magan piisavalt ja lähen ikkagi õigel ajal magama, ei toimu see pidevalt kella 2-3 ajal öösel. Ja kui kõik minu punktikesed satuvad sinna pigem ei, siis on viimane aeg midagi mõelda, et millega ma hakkan liikuma, millega ma oma tervist toetan. Sest see mõte, et järsku läheb minust mööda, nagu on väga hea geenikomplekt ellu kaasa antud, siis ei avaldu nii ruttu. Aga kui ma ikkagi kõik teen selleks, et mitte oma tervist toetada, siis ühel hetkel mu ressursid saavad otsa. Et keha on müstiline selles mõttes, et ta püüab meie nii-öelda mööda laskmistega toime tulla, leida viise, kuidas meid toetada, aga kui ressursid on ammendunud, ehk mina ütlen, et kui ma oma isikliku tervisepanga olen tühjaks kulutanud, siis on pankrot. Et selles mõttes kõige esimene asi, kaardistada ära oma elus olulised eluviisi kujundavad faktorid ja väikeste sammudega, see ei tähenda, et ma tõesti kohe peaks kõik toidukorrad ise tegema, et ma hakkan valmistuma kohe järgmiseks Ironmaniks
või, või võtan endale 3 erinevat terapeuti. Pisikesed sammud. Aga ka toitumine, natuke on seda toitumist läbi käinud, aga teie olete ikkagi toitumisarst, ehk et mul on nüüd hea võimalus küsida otseallikast, otse spetsialistilt ja kuulajate huvides siis nõuandeid, et kuidas teha toitumuslikult siis paremaid valikuid ja nüüd pidades silmas siis diabeeti? No selles mõttes, et tõmmates veel kord jälle selle piiri esimest ja teist tüüpi diabeedi vahele. Et jah, võib-olla kui me räägime esimest tüüpi diabeedist, siis seal algul ikkagi on ülioluline aru saada, mis on süsivesi, kuidas see glükoos meie organismi jõuab, kust see tuleb rohkem ja siin ei ole ühte lugu. Täpselt nii, nagu Ingel ütles, ühel võib pasta tõsta ülikõrgele, teisele nii tugevalt ei mõju. Ühele mõjub must leivaviil väga tugevalt, teisele seesama asi ei mõju nii tugevalt, et see ongi minu lugu, minu toitumine. Et seal need kõikumised erinevatel inimestel võivad olla päris märgatavad. Ma hästi korra võib-olla siia vahele, vaata me enne rääkisime sellest äpist, millega saab toitumist jälgida. Jah, mina ei kasuta seda, aga võib-olla see on et ma paratamatult diabeedi pärast olen väga süvitsi pidanud aru saama, mis asi on süsivesik ja milles ei ole süsivesikuid nii palju. Et võib-olla jah, minul ta nagu rikkus ajus just lihtsalt seda kalorluse poolt, et ma tegin võib-olla lihtsalt liiga kalorivaeseid valikuid selle nimel, et võib-olla süüa vähem, aga võib-olla mingi inimese jaoks see just aitab kaasa selle tõttu, et sa suudad aru saada, palju sa üldse päeva jooksul kaloreid või süsivesikuid tarbid, on ju. Et ma lihtsalt tahtsin selle siia vahele öelda, et see, kui mina seda ei kasuta, ei tähenda, et see võib-olla teisi ei või aidata, kas või mingis faasis oma elus, on ju. Kui juba on nii-öelda kogemusega diabeetik, siis ta tõesti võib teada, et mul ei ole mõtet seda kaerapiima võtta. Ei tohigi öelda, me ei räägi, eks ju, ei räägi piimavälistest tootedest, piimast või seda kaerajooki tegelikult õige nimetusega, et mul ei ole mõtet seda kaera baasil tehtud jooki võtta, et see ei lõpe hästi minu jaoks. Aga kui nüüd inimene tahab jällegi ennast harida toitumise osas, kus ta infot leiab? No kui ma nüüd hüppan teist tüüpi diabeedi juurde ja tegelikult ikkagi ka seesama esimest tüüpi diabeet. Meil on Tervise Arengu Instituudi toitumine lehekülg, kus on kogu nii-öelda baasiline segatoidulise inimese jaoks olev info olemas. Kui on selline väga-väga taimetoidu ja võib-olla veganluse usku, siis ka vegan.ee lehekülg annab väga head juhised toitumise koha pealt. Ja selles mõttes, kes nüüd tahab ka oma toitumist jälgida, on meil Nutridata keskkonnas võib-olla pisut keeruline alguses kasutuse mõttes, aga ülitäpne info, mis sealt tuleb. Et kellel on kannatlikkust ja huvi saada süvitsi teada, et ahah, ma söön niimoodi, kui palju ma sealt saan kätte mikrotoitaineid, makrotoitaineid, et see abi selle Tervise Arengu Instituudi leheküljel on olemas ja tegelikult ma usun, et kõik kuulajad ühel või teisel hetkel on näinud toidupüramiidi. Me läheme mööda, täpselt nendest plakatitest me möödume ja me ei süvene sisse. Nad on meil silme ees ja me kõik teame, seal on selline püramiidikene. Tegelikult, kui ma ka tudengeid koolitan, alati ütlen, et kõik me saame olla toitumisnõustajad. 1 minutiga saame ära õppida. Kui me viskame pilgu visuaalselt korra kujutame seda toidupüramiidi, siis 70% sellest püramiidi algusosast või allosast moodustab taimne toit. Kuskil 60-70%. Ülemine osa moodustab loomne toit ja need toiduained, sealhulgas magusad, joogid, koogid, ka sellised võib-olla enam töödeldud toiduained jäävad püramiidi tippu.
ehk siis ülilihtne sõnum, mida õpetati juba ka 80-ndatel ülikoolis, ei ole see muutunud. 60-70% taimne toit, ülejäänud loomne toit, väldi liigselt ületöödatult, liigse suhkrusisaldusega tooteid, ei ole uus teadmine. Et kuidagi ilmselt ka seesama meediasõnumitest ja sellise isupõhistest soovidest, sest me ei söö sageli mitte vajaduse, vaid isu pärast, on see mulje jäänud, et segatoiduline inimene on loomse toidu keskne ja seesama köögiviljad, täisteratooted, see on mingi selline taimetoitlaste eri ja see on dieeditoit. See ei ole dieeditoit. Kui me nüüd räägime mõlemast diabeeditüübist või ükskõik millisest diabeeditüübist või ka täiesti tervest inimesest, kui me jätame taimse toidu välja, me jääme kõige esimesena ilma kiudainetest. Meil ei ole kiudaineid, meil ei ole toimivat soolebakterite kooslust, meie soolestikutöö ei toimi, meie veresuhkur on paremini kontrollitud, mida rohkem me saame kiudaineid. Nüüd, seesama diabeediga kehal toimetulek nõuab väga palju mikrotoitaineid, erinevaid vitamiine, mineraalaineid. Võtame kas või siit, kõik kuulajad kindlasti teavad magneesiumi. Ülioluline vaja veresoonkonna tööks, lihaste lõõgastumiseks. Osaleb üle 300 erineva kehaprotsessi. Nüüd diabeetiku keha vajab eriliselt neid mikrotoitained, et kõik protsessid saaks kontrollitud. Ja kui ma nüüd ei saa piisavalt taimset toitu, mu kehas jääb lihtsalt puudu väga paljudest olulistest elementidest. Ja ma ei saa kõike asendada loomse toidu või seda enam veel selle valmistoidu või liigselt töödeldud toidu arvelt. Ja mida kõrgemaks läheb lisatud suhkrute osakaal menüüs, seda väiksemaks läheb nii-öelda selline meile vajalike mineraalainete osakaal, et seda on näidanud väga paljud uuringud, minu enda tehtud uuringud samamoodi. Nii et selles mõttes visualiseerida korraks seda toidupüramiidi ja see nagu mõttega läbi käia. Sõnum, me vajame taimset toitu ja me vajame loomset toitu, liha, muna, kala, piimatooted, kellele kõik ei sobi, saab ka asendusi teha, aga need on suurepärased valguallikad. Et see ei ole, et me ei peaks neid sööma, kaugel sellest, see ei ole see sõnum. Aga kõike mõõdukalt ja tasakaalukalt ja varieeri. Tuleb teha tuleb teha nii-öelda kaalutletud valikuid ja varieerida erinevate toidugruppide vahel, et seesama loomse toidu pool, et ei piisa, et ma valin sealt ainult ühte tüüpi toiduaineid, et ikkagi erinevaid. Ja just seda vist ka meie kliima tõttu. Absoluutselt, jah. Ma nüüd lõpetuseks küsin võib-olla küsimuse natuke teise nurga alt, kuigi ta läheb ikkagi kokku sellega, et kuidas üks diabeetik siis saab ennast aidata. Tegelikult me rääkisime sellest, et kuidas inimene ise saab ennast aidata, aga väga suur roll on ju ka lähedastel, vanematel inimestel, kes on sinu ümber, et võib-olla Ann-Marleen, äkki sa oskad tuua mõned siuksed, ma ei taha öelda näpunäited, aga võib-olla soovitused või enda märkamised, et kuidas siuke sõpruskond, lähedased saavad toeks olla inimesele? Mul on vist elus kuidagi olnud niimoodi, et ma olen alati saanud seda väga avatult jagada. Nii oma lähedaste kui oma sõprade, kui võib-olla ka võõraste inimestega, kes on selle vastu huvi tundnud ja ma olen alati kuidagi pidanud oluliseks sellest rääkida, alati kui saab ja võib-olla isegi lahti mõtestada see põhjus, miks ma võib-olla
avalikult või podcastides sellest rääkida soovin, siis see ei ole kunagi see, et kõik peaksid justkui teadma, et mul on diabeet, aga ma lihtsalt usun, et meid on nii palju, kes seda haigust põevad, et võib-olla see äratundmise rõõm, et ma mäletan väiksena, ma käisin ka, meil olid sellised diabeedipäevad, kus me siis teiste diabeedikutega kokku puutusime, et ma arvan, see ongi kõige olulisem, et me tunneme, et me ei ole tegelikult selle haigusega üksi, et võib-olla selle haigusega kõige toredama asja, mis ma elus kaasa sain, oli haiglas, ma tutvusin ühe täpselt enda vanuse tüdrukuga ja me oleme siiamaani sõbrannad ja kui me kokku saame, siis kui tore on rääkida diabeediku asjadest, mida mitte keegi teine ei mõista, et meie vanemad ei mõista seda ja meie sõbrad ei mõista ja see kõlab ülijaburalt, aga see on hästi suur kergendus, et jah, ma arvan, oluline on sellest lihtsalt rääkida ja võib-olla jagada neid muresid, et ma ise kuidagi, kui me siin ka räägime, siis ma ütlen, et ma väga palju elus võib-olla ei kannata selle haiguse pärast, sest ma olen teinud selle valiku, aga mõni aeg tagasi, kui sellel aastal siis lansseeriti diabeediparbi, siis ma küll ikka korraks teleka ees hakkasin nutma ja sain aru, et ma hoian väga sügaval tegelikult enda sees seda mingisugust tunnet, et isegi kui ma enda peas mõtlen, et ma seda haigust liialt palju tähele ei pane, siis tegelikult ma sisimas tean kogu aeg, et see on mul olemas ja võib-olla näha kedagi teist rääkimas selles, et see meenutab talle seda, et võib-olla kui ma oleks 9 olnud ja saanud selle parbi, siis ma oleks tundnud, et võib-olla maailm kuulab mind rohkem, et võib-olla jah, mõistmist üksteise suunas, ma arvan, et huvi tundmist kõigi osas, et ma mäletan, et kui mina diabeeti jäin, siis mul oli väga toetav klass ja jah, et ma arvan, see ei puuduta ainult diabeeti, ma arvan üleüldiselt me kõik võiksime siin maailmas olla natukene paremad inimesed selle võrra, et me hoolime ja paneme tähele üksteist, et see mõjutab ka väga tugevalt meie kõigi vaimset tervist ja ma arvan, et eriti olles praegu keset novembrit, kus eriti palju päikesesära meie päevades ei ole, siis me saame seda üksteise jaoks olla, et ma usungi, et jah, mitte ainult diabeedi kontekstis, aga ka igas kontekstis me saame üksteist tähele panna ja mõista rohkem. Täpselt. Ja mul on siin saate käigus tekkinud siuke hea märkamine või tähendab, mul on hea meel selle üle, et sellest kannatamisest, minu sõnastatud kannatamisest on tegelikult, me oleme jõudnud sinna, et inimesed mitte ei kannata, vaid nad elavad ja elavad täiel rinnal. Ehk et minul oli väga põnev natuke saada teada sellest elust, saada teada ka toitumisest, sest et me kõik peame ju tegema toitumisel valikuid, et elada kaua ja tervelt. Ehk et ma olen teile väga tänulik, et tulite mulle saatesse. Mina olen ka väga tänulik, et te kutsusite mind, et mul oli väga põnev kuulata võib-olla ka selle külje pealt seda kõike, et võib-olla ma ise räägin väga lihtkeeli sellest lihtsalt oma kogemustena, aga oli väga, väga põnev. Ja ma saan aru, et siis saade on ka siin tekitanud silla saatekülaliste vahel, et see on väga oluline sild. Täitis ka ühte teist eesmärki. Igal juhul Kristel, Ann-Marleen, Ingel, suur tänu, et saatesse tulite veel kord. Tervisekassa podcasti saate kuulata Spotify's, saate kuulata SoundCloudis ja oleme nüüdsest hakanud saateid üles laadima ka YouTube'i keskkonda. Ehk et kellel kust mugav kuulata on, siis meie saated on leitavad, kuulake ja peatse kuulmiseni. Aitäh! Aitäh! Aitäh!